Lugesin hiljuti üht teie artiklit, kus te väga filosoofiliselt ütlete, et D-vitamiin meenutab pensionisambaid. Noorena ei peeta seda sageli oluliseks, kuid vanemas eas kogumiseks kaotatud aega enam tagasi ei keera. Palun selgitage, mida te täpsemalt sellega mõtlesite. No, see asi on selles mõttes, omas mõttes väga lihtne tegelikult, et kui meil on pikaajaline D-vitamiini puudus, siis rahvakeeles ehk siis linnuluude teke on väga lihtne, ehk siis luud on haprad, luud on hõredad. Seda tegelikult inimene ei taju, et tema luud on nii-öelda hõredad või luud on muutunud. See ei paista nagu üldse silma, ka kui minna ennast kaaluma, et pigem nagu kaal tõuseb, et seda ei pane ju tähele, et midagi nagu, et luu jääb hõredamaks, et luu jääb nõrgemaks. Et seda tegelikult ei ole nii lihtne mõõta. Ja see protsess on ikkagi selline pikaaegne, küsimus ei ole kuudes, küsimus ei ole isegi mõnes aastas, küsimus on aastakümnetes, ehk siis seda aastakümnete jooksul nii-öelda kogu aeg puuduses, defitsiidis olnud keha nii-öelda äkki korda saada ei ole tegelikult enam võimalik. Ja eks see pensionisammas on meil täpselt samamoodi, et kui seda noorena koguma hakkad, siis ju tegelikult ei näe teda eriti, pole teda ju eriti olemas, ei saa aru, mis sinna läheb, palju sinna läheb, kas seda üldse on tulevikus vajagi, võib-olla teda polegi vaja, äkki ma olen hoopis surnud selleks ajaks. Et sama on ka selle luuga, et seda nagu ei tajuta ja seda ei nähta, aga siis, kui see aeg käes on, siis tegelikult see luu kvaliteeti enam muuta ei saa. Seda ei ole võimalik keerata tagasi, luud terveks, tugevaks vanemas eas enam ei saa. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh teile ka!